Paljud inimesed unistavad õnnest. Paljud ütlevad, nad on õnnetud. Räägime täna sellest, mis on õnn ja milline on selle retsept. Niisiis, esimene retsept on töökus. Töökas inimene otsib alati võimalusi, kuidas oma elu paremaks ja ilusamaks muuta. Teine oluline omadus on oskus märgata oma vigu. Kolmas on julgus oma vigu tunnistada. Neljas oskus luua oma elu teadlikult ja olla teadlik inimene. Selleks, et olla õnnelik, tuleb teha palju tööd iseendaga. Õnn ei tule iseenesest, õnn on suur töö. Te isegi ei kujuta ette, kui palju tuleb endaga tegeleda, et olla tõeliselt õnnelik. See tähendab õppida mõistma iseennast ja oma tegusid. Samuti tuleb osata näha oma tegude tagajärgi. Selleks on vaja sügavat tarkust ja tarkus sünnib arengust. Ilma arenguta ei ole võimalik edasi liikuda. Areng on meie elu alus. Selleks, et olla õnnelik, tuleb olla ka helde. Kui soovid olla jõukas ja edukas, nii materiaalselt kui ka ühiskondlikus elus, saavutad selle ainult siis, kui jagad teistega, kui tegutsed, lood uusi plaane ja viid need ellu ning mis kõige tähtsam, kui säilitad enda sees optimismi. Kordan veel kord, õnn on üks suurimaid töid inimese elus. Ainult tugevad, tahtejõulised, teadlikud, ausad ja hingelt puhtad inimesed suudavad tõeliselt õnne luua. Sest õnne loome me ise oma tegude, mõtete, arusaamade ja õige ellusuhtumisega. Paljud inimesed teavad juba ette, et mõni otsus ei too head tulemust. Kuid soov teha just nii, nagu parasjagu tahaks, osutub tugevamaks. Aeg möödub ja ühel hetkel mõistab inimene, et see oli viga. Ta tundis seda sisemas juba alguses, kuid tal ei jätkunud tahtejõudu, arusaamist ega teadlikkust vaadata kaugemale ja näha, kuhu see valik tulevikus viib. Seepärast tähendab õnn pidevat tööd iseendaga. See tähendab olla enda vastu aus ja õiglane, tunnistada oma eksimusi ning muuta need väärtuslikuks uueks kogemuseks. Iga viga õpetab, kuidas ei tasu toimida ja milliseid valikuid edaspidi vältida. Ainult targad ja sisemiselt tugevad inimesed on tõelise õnne väärilised. Olge õnnelikud, kallid sõbrad!